Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake. Willkommen, bienvenue. Welcome, Fremder, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Iisrael, iseseisev juudiriik. Rothschildid astusid suure sammu oma maailma valitsemise plaani suunas, kui loodi ÜRO. 1946. 22. juulil andis tulevane Iisraeli peaminister Ashkenazi juud David Ben-Gurion teisele tulevasele Iisraeli peaministrile Menachem Beginile käsu viia läbi terrorirünnak kuningas Taaveti hotellile Palestiinas, et britid sealt välja ajada. Selle tulemusel sai surma 91 inimest, enamik neist tsiviilisikud, 28 britti, 41 araablast, 17 juuti ja 5 muust rahvusest inimest. Haavata sai umbes 45 inimest. Menachem Begin kutsus end uhkelt uue aja terrorismi isaks. See rünnak oli selle aja suurima hukkunute arvuga ühe terroristi rünnak. See rekord ületati alles 40 aastat hiljem Pan Am lennu number 103 alla tulistamisega. 1947. Britid, kes enne teist maailmasõda olid kuulutanud, et enam ei toimu juutide immigratsiooni Palestiinasse, Palestiina inimeste kaitseks terrorismi vastu, viisid kontrolli Palestiina üle ÜRO-sse. ÜRO lahendas probleemi, jagades Palestiina kaheks. Üks osa juutidele, teine osa araablastele, kusjuures Jeruusalemm jäi iseseisvaks tsooniks, mida saavad külastada inimesed kõikidest regioonidest. See kontrolli üleviimine pidi toimuma 15. mail 1948. ÜRO-l ei olnud õigust anda araablaste kinnisvara mitte kellelegi, kuigi juudid omasid sel ajal 6% Palestiina maadest. Otsus 181
andis juutidele 57% maadest, jättes araablastele 94% asemel 43%. Laimuvastase liiga kogutud luureinfot USA kodanike kohta kasutas parlamendikomisjon Ameerika vastase tegevuse uurimiseks. Alamkomitee eesistuja Claire Hoffman lükkas tagasi laimuvastase liiga raportid kahtlustatavate kommunistide kohta, öeldes, et need on kuulujutud. 1948. Selle aasta kevadel tunnistas Rothschildide äraostetud president Harry Truman, 33. Ameerika Ühendriikide president 1945–53 Iisraeli ehk siis Rothschildide omanduses olev territoorium kui sõltumatut riiki $2 miljoni tasu eest, mille Rothschildid talle annetasid kampaaniaks. Seejärel tegid nad avalduse, et Iisrael on esimene iseseisev juudi riik ja poole tunni pärast teatas president Truman, et Ameerika Ühendriigid on esimene riik, kes nende riiki tunnistab. Kinnitati Iisraeli lipp. Hoolimata tugevast vastuseisust on lipul embleemiks sinine variant Rothschildide punasest heksagrammist. See ei ole meele järgi paljudele juutidele, kes teavad, et seda heksagrammi kasutati iidsetes juudi uskumustes kui Moloki. Molok oli vägivaldse ohverduse teemon, huvitaval kombel kannab sama nime ka kivist öökull, mida Elite Bohemian Grove'is kummardab. Ja Astaroti ehk siis põrgu varakambri valitseja sümbolit. Heksagrammi kasutati ka Saturni sümbolina, mida on identifitseeritud kui saatana esoteerilist nime. See viitab sellele, et igaüks, kes tapetakse Iisraeli nimel, ohverdatakse tegelikult saatanale. Teisiti mõtlevad juudid usuvad, et vanim juutide sümbol on menora ning kasutada tulnuks hoopis seda. Selle asemel on heksagramm, mis ei ole juutidele omane sümbol, kuid Rothschildid kasutasid seda ja see jõudis lõpuks ka lipule. Terrorism ja sõjategevus 40ndate lõpul. 19. aprilli varahommikul mõrvasid 132 juudi terroristlike rühmituste Irgun, mida juhtis tulevane Iisraeli peaminister Menachem Begin, ja Stern, mida juhtis tulevane Iisraeli peaminister Yitzhak Shamir liiget, julmalt 200 meest, naist ja last Araabia külas Deir Yassinis. ÜRO andis 15. mail Palestiina üle iseseisvale juudi ja Araabia riigile. Iisraellased vallandasid sõjalise rünnaku araablaste vastu, teatades neile valjuhääldite kaudu, et kui nad ei põgene, siis nad hukatakse. 800 000 araablast põgenes paanikas, mäletades veel värskelt Deir Yassini verevalamist. Nad palusid abi naaberriikidest, kuid viimased ei soovinud sekkuda, sest kellestki ei olnud Iisraelile vastast. Iisraeli ajakohane sõjavarustus oli hangitud Stalini Venemaalt. Nüüd
kontrollisid juudid 78% endise Palestiina maadest, mitte 57, mis anti neile ÜRO poolt. Palestiinlased, kellest paljud olid kristlased, ei saanud kunagi mingit hüvitist oma kodude, kinnisvara ja äride eest, mille juudid olid ebaseaduslikult ära võtnud. Nad sattusid põgenikena äärelinnadesse püstitatud telklatesse elama. Vähemalt pooled palestiinlased jätsid rutuga põgenedes maha oma sünnitunnistused. Hiljem andis Iisrael välja seaduse, et vaid neil, kes suudavad tõestada oma kodakondsust, lubatakse tagasi pöörduda Iisraeli. Seega umbes 400 000 palestiinlast ei saanud kunagi tagasi pöörduda ja kaotasid kogu oma mahajäänud vara. David Ben-Gurion, üks Iisraeli asutajatest ja riigi esimene peaminister, kirjeldas sionistide eesmärke 21. mail 1948 oma päevikus nii. Araabia koalitsiooni Achilleuse kand on Liibanon. Moslemite ülemvõim selles riigis on kunstlik ning seda on lihtne kukutada. Seal peaks asutama kristliku riigi, mille lõunapiir jõuaks üle Litani jõe. Me kirjutaks alla liidulepingule selle riigiga. Niiviisi oleksime murdnud Araabia leegioni tugevuse ja pommitanud Ammani. Me suudaks minema pühkida Transjordaania ja pärast seda kukuks ka Süüria. Ja kui Egiptus julgeks siis veel meie vastu sõdida, pommitaksime Port Saidi, Aleksandriat ja Kairot. Sel viisil lõpetaksime sõja ja maksaksime oma esivanemate nimel kätte Egiptusele, Assüüriale ja Kaldeale. 1949. 1. oktoobril kuulutas Mao Zedong Tiananmeni väljakul Pekingis välja Hiina Rahvavabariigi. Maod rahastas Rothschildide loodud organisatsioon Kommunism Venemaal ja lisaks ka Rothschildide agendid Solomon Adler, endine USA varakrambri ametnik, kes oli Nõukogude Liidu spioon, Israel Epstein, juudist bolševiku poeg, kelle Venemaa tsaar revolutsioonikatse eest türmi heitis, ja Frank Coe, Rothschildide juhitava IMF-i tippametnik. 1950. Iisrael andis välja seaduse, et kõik juudid üle terve maailma võivad pöörduda Iisraeli. Ent palestiinlased, kes olid seal elanud 1300 aastat, jäeti sellest õigusest ilma. John David, endine Justiitsministeeriumi sisejulgeoleku juht, ütles, et Iisraeli luureteenistus on USA-s aktiivsuse poolest teisel kohal pärast Nõukogude Liitu. Mõlema eesotsas olid Ashkenazi juudid. 1951. 1. aprillil moodustati Iisraeli luureagentuur Mossad, mis terroriseerib edaspidi tervet maailma. Moto: ärgitame sõda desinformeerimise abil. 1953. Rothschild ja pojad asutasid British Newfoundland Corporationi, et rajada 60 000 ruutmiilisele alale Kanadas Newfoundlandis elektrijaam,
tootmaks elektrit Hamilton Fallsile, mis hiljem nimetati ümber Churchill Fallsiks. Tol ajal oli see maailma suurim eraettevõttena asutatud ehitusprojekt. 1954. Levani afäär. Iisraeli agendid värbasid juudi juurtega egiptlasi, et nad pommitaks lääne sihtmärke Egiptuses, plaanides lavastada süüdlasteks araablasi, et halvendada Araabia ja Egiptuse suhteid. Iisraeli kaitseminister Pinchas Levan kaotas seetõttu oma koha, kuigi arvatakse, et tõeline süüdlane oli Iisraeli esimene peaminister David Ben-Gurion. USA saatkonnas Tel Avivis avastati Iisraeli salaluure peidetud mikrofonid. 1955. Edmond de Rothschild asutas Pariisis kompanii Financieri. 1956. USA sõjaväetehastest avastati 2 telefonide pealtkuulamise seadet. 1957 suri James de Rothschild ja meedias ilmus uudis, et ta annetas suure summa raha Iisraeli parlamendi Knesseti hoone ehitamiseks. Ta ütles, et Knesset peaks olema kõigi inimeste silmis püsiva Iisraeli riigi sümbol. Oma raamatus lugusid Briti aristokraatiast leheküljel 219 ütles Burke's Peerage toimetaja Pine, et juudid on ennast Briti aadelkonda nii sisse söönud, et on ebatõenäoline, et ühte tabanud kaotus jätaks puutumata teise. Juutide vastu sihitud löök haavaks selles riigis tõenäoliselt ka meie aadelkonda. Pariisis suri sel ajal Maurice de Rothschild. Rothschildid asutasid suurkorporatsiooni Imetal, mis oli varifirma nende kaevandushuvide teostamiseks. Frederick Morton avaldas raamatu The Rothschilds. Seal ta kirjutas, kuigi nad kontrollivad tööstus, kaubandus, kaevandus ja turismikorporatsioone, ei kanna ükski neist nime Rothschild. Olles erasektoris osanikud, ei pea see perekond iialgi ühtegi avalikku kasumi aruannet esitama. Ja seda nad ka ei tee. See hoiak paljastas Rothschildide tõelise eesmärgi. Konkurentsi hävitamisega luua nende endi ülemaailmne monopol. 1963. 4. juunil kirjutas president John Fitzgerald Kennedy, 35. Ameerika Ühendriikide president aastatel 1961–63 alla dekreedi numbriga 11110, mis andis USA valitsusele tagasi võimu trükkida raha ilma Rothschildide föderaalreservi kasutamata. Vähem kui 6 kuud hiljem, 21. novembril president Kennedy tapeti. Nii nagu oli sarnase otsuse pärast tapetud ka president Lincoln aastal 1865. Varem nimetatud dekreedi
tühistas USA 36. president Lyndon Johnson. Tema oli president aastatel 1963 kuni 1969 ja ta tühistas selle dekreedi päeval pärast Kennedy mõrva. Teine, ilmselt olulisem põhjus Kennedy mõrvamise taga võis olla fakt, et Kennedy tegi Iisraeli peaministrile David Ben-Gurionile üheselt selgeks, et Iisraelist ei saa mitte mingil juhul tuumariiki. Iisraeli ajaleht Haaretz kirjutas 5. veebruaril 1999 Avner Coheni raamatu Iisrael ja pomm analüüsis. USA presidendi John Fitzgerald Kennedy mõrv tõi kaasa järsu lõpu USA valitsuse poolsele Iisraeli survestamisele tuumaprogrammi lõpetamiseks. Selles raamatus viidatakse, et kui Kennedy oleks ellu jäänud, ei oleks Iisraelil täna tuumarelva. Edmund de Rothschild asutas Šveitsis omanimelise finantskompanii, millest arenes välja paljude filiaalidega investeerimispank. Ta abiellus ja sai poja. Sündis Benjamin de Rothschild 1965. Iisrael hankis illegaalselt uraani 1967. Palestiinlaste kohtlemine sionistlike juutide poolt ärritas viimaks piisavalt araablasi ning Egiptus, Jordaania ja Süüria mobiliseerisid oma väed Iisraeli piiridel. Iisrael ründas kõiki neid 3 riiki ja selle tulemusel kaotas Egiptus Siinai kõrbe koos Gaza sektoriga, Jordaania kaotas lääneranniku ja Jordani jõe. Iisraeli lennuvägi ja merevägi ründasid 8. juunil USA alust United States Liberty lootuses veeretada süü selle eest Egiptuse peale, et meelitada USA sõtta oma poolel. Rünnaku käigus sai surma 34 USA teenistujat, 174 sai haavata. Iisrael vassis rünnakut põhjendades, väites, et nad arvasid eksikombel, et Liberty näol, mille mastis lehvis USA lipp, oli tegemist Egiptuse rivist väljas oleva alusega, mis olevat viibinud sõjatsoonis, kuigi alus viibis rünnaku hetkel rahvusvahelistes vetes ja kaugel sõjatsoonist. Pärast rünnakut keelas USA oma mereväelastel sellest rääkida, viidates, et tegemist on riikliku julgeoleku küsimusega. Ka meedia vältis vahejuhtumi kajastamist ja USA ei võtnud ette mingit vastukäiku. Järgmisel päeval, 9. juunil 1969 okupeeris Iisrael Golani kõrgustiku, mis oli osa Süüriast. See regioon tootis Iisraelile 1/3 joogiveest. Iisraeli kindral Mattijahu Pelet tegi 19. märtsil 1972 Haaretzis järgmise avalduse. Väide, et meie peade kohal rippus 1967. aasta juunis genotsiidi oht ja et Iisrael võitles oma eksistentsi eest, on tühipaljas bluff, mis levis sõja ajal ja pärast sõda. 1968 suri Maurice de Rothschildi naine Naomi Halfen. 1970 FBI
tabas juudi Richard Perley, kes töötas senaator Henry Scoop Jacksoni alluvuses ja tabati ta andmas salajast infot Iisraelile, see vaikiti maha. Briti peaminister Edward Heath tegi Lord Victor Rothschildist oma poliitikaosakonna juhi. Suurbritannia ühines sel ajal Euroopa ühendusega. Tuhat 1973 oma raamatus Non Dare Call It Conspiracy kirjutas Gary Allan. Üks peamistest põhjustest, miks ajalool on rahvusvaheliste pankurite poliitilise rolli osas mälukaotus, peitub selles, et Rothschildid olid juudid. Juudid on kasutanud organisatsiooni Laimuvastane liiga vahendina kõikide veenmiseks, et Rothschildide või nende liitlaste mainimine on võrdne kõikide juutide ründamisega. Sel viisil on nad lämmatanud peaaegu kõik ausad teadmised rahvusvahelistest pankuritest ja see teema on ka ülikoolides muutunud tabuks. Iga indiviidi või teost, mis seda teemat uurib, ründavad 100 laimuvastase liiga rühmitused üle terve riigi. Laimuvastane liiga ei ole kunagi tõel ega loogikal lasknud oma üliprofessionaalset mustamistööd segada. Tegelikult ei ole kellelgi teisel rohkem õigust Rothschildide klanni peale pahane olla kui nende kaasjuutidel. Rothschildide impeerium aitas finantseerida Adolf Hitlerit. Rothschildide kontrollitud IBM-i töötaja George Lohner leiutas triipkoodi, mis pandi lõpuks üle terve maailma igale tootele. See triipkood sisaldab endas numbrit 666. Johannese ilmutuse raamatu 13. peatükk, 17. ja 18. salm ütlevad selle numbri kohta nii. Ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa, kui vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi või tema arv. Siin olgu tarkust. Kellel on mõistus, see arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Rothschild ja pojad lõid uue investeeringute juhtimise osakonna, mis kauples üle terve maailma. Sellest kasvas välja Rothschild Private Management. Edmund de Rothschild, Jakob Maier Rothschildi laps ostis Bordeaux mõisa. 1976 Harold Wallace Rosenthal ütles, enamus juute ei soovi seda tunnistada, aga meie jumal on Lutsifer. 1978 kuuldi pealt, kuidas senati välisasjade komitee asjaajaja Stephen Bryan pakkus Washingtoni hotellis konfidentsiaalseid dokumente Iisraeli sõjaväe tippametnikule. Bryan võttis endale advokaadi, kohtuasi jõudis peakohtuniku lauale ja jäeti siis teadmata põhjustel pooleli. Hiljem töötas Bryan Richard Perley alluvuses.
1979 Egiptuse Iisraeli rahuleppe raames allkirjastati Ameerika Ühendriikide abipakett, millega toetati Iisraeli igal aastal 3 miljoni dollariga. Shin Bet, Iisraeli sisejulgeolekuagentuur, üritas sisse imbuda USA saatkonda Jeruusalemmas, kasutades ametnikku, kellel oli suhe Jeruusalemma neiuga. Baron ja baroness Philip de Rothschild alustasid koostöös Robert Mondaviga templi, püramiidi ehitamist Napa-Orgu Californias, kus muide resideeris ka saatana kiriku rajaja ja juht Anton Sandor Lavey. See koht on tuntud ka kui Opus One, mis tähendab esimene töö, ja templi eeskülge rajati Viina-Maria istandus. 1980 algas globaalne erastamisbuum. Rothschildid olid juba ammu olnud selle taga, olles üritanud omada ühiskondlikke valdusi üle terve maailma. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. À bientôt.